Tere kõigile. Nagu te aru saate pealkirjast, siis I did a thing, noh. See on minu uus 94. aasta E36 320. See ei ole küll tegelikult päriselt 2.0, nii et paneme siia suure kleepsu peale ja siis räägime sellest lähemalt. Tänase video toob teieni 164diecast.eu. Panen kleepsu peale ja räägin teile lähemalt. She calling me crazy, I feel like Supreme Team back in the 80s. I'm talking my shit like some shady, you working a job. Baby, come lay me. Shit, my diamonds hit bright like a shooting star. We all boss, so they don't know who the god. Step in that building like who is y'all? I don't care, cause they know my money long. She calling me crazy, I feel like Supreme Team back in the 80s. I'm talking my shit like some shady, you working a job. Baby, come lay me. Shit, my diamonds hit bright like a shooting star. We all boss, so they don't know who the god. Step in that building like who is y'all? I don't care, cause they know my money long. I had no choice but to make it far. I'm addicted to money like Fed now. Niggas hating, can't see him. Ray Charles, watching me like Jake from State Farm. I know why you mad, I ain't y'all. I'm a neighborhood hero. Kleep sai peale, ainult üks purk Red Bulli kulus selle jaoks. Kui sina või sa tead kedagi, kes kogub Hot Wheels'e või muid 164 mudelautosi, siis 164diecast.eu on sinu jaoks. Esimesel tellimused saad soodukad, kui e-maili jätad ja üle 60 € on tasuta saatmine, nii et vaadake järgi. Aga räägime nüüd autost lähemalt. Mul oli lihtsalt huvi pärast, oli 92, oli seal Facebook Marketplace'is üleval. Ma tegelikult teda müüa ei tahtnud, aga mõtlesin, et kui mingi huvitav vahetus tuleb, siis miks mitte, võib ju vahetada, nii et üks päev pakuti sellist huvitavat asja. Alguses ma olin nagu, kuulge, pigem ei, Aga siis ma natuke mõtlesin, natuke vaidlesime, natuke rääkisime ja juhtuski niimoodi, et ühel päeval peale tööd ma blackoutisin ja mitte otseselt, aga jah, ja juhtus, et sõitsin pimedas tagasi sellega. Nagu näha, E36 sedaan, all on minu vanad väljad, või suht uued väljad, nii et igatahes need väljad, mis ma 40 või sellele 90 kaela ostsin, need ma panin siia alla. Ja põhimõtteliselt minu arust oli täitsa äge diil. Tegemist on siis 36 sedaaniga 94. aastast ja nagu näha, siis väga stock ta ei ole, nii et teeme talle väikse ringi peale. Mingit plaani mul otseselt veel ei ole sellega, nii et natuke timmida ja mudida ja teha mingit pulli sellega, nii et ma arvan, et alustame väljast ja siis vaatame, mis tal siin seespool toimub. White body ikkagi ju või midagi siukest. Alustame siis kõige suuremast, alustame siis värvist. Ilus lilla värv. Alguses, kui ma pilti nägin, siis ma olin nagu, et kuule, et pigem nagu ikka ei, aga see mulle täitsa meeldima hakanud. See värv on tegelikult päris elus suht äge, aga probleem on sellega, et see on kleebitud. Ma ei tea, miks keegi viitsib ise kleepida, aga nagu näha siis, kus fookus ka on või ei ole või? Veits vist on. Et siin on mingi jätkukoht ja et see on kiletatud. Ja siukseid koledaid asju on siin päris palju, nagu näiteks need ukselingid on hakanud kooruma, siis üldpilt on siuke, et ta on päris kaua aastaid vist olnud selline, et kindlasti vajab väikest refreshi ja kuna mul juba ühe auto kogemus, siis ma arvan, et ma värviks selle ka ise üle mingil hetkel, nii et mis arvate, mis värv selle äge võib olla. Ja ega ta päris ilma probleemideta ei ole, siit on näha, et karbikatted on veits lahti ja see eelmine omanik sõitis ta kuhugi lumehange, nii et siit on veits kõver ja esimene stange on veits katki, nii et peab uues stange leidma ja mingid siuksed väiksed asjad, et neerud ja istu ilusti, aga üldine pilt on täitsa okei, et nende velgedega ta näeb ka minu arust päris äge välja tegelikult. Vaatame sisse poole ka. Tavaline 36, ees on 46 tavalised istmed.
ei mäleta, enamasti on vist suht tõuk, katuseluuk on ka. Siis siia on pandud mingi random Android Mac, mis peaks kuidagi nagu funkama. Tada! Seda asja ma pole näingi, aga see on täielik sitt. See nupp ei tööta, nii et heli ei saa muuta ja kõlarid on ka täielikult pasad, nii et ma arvan, et see läheb vahetusse. Siis mingi rool, nupud ei tööta, signaal ei tööta, nii et ma arvan, et airbag ka ei tööta. Ma ei tea, kas siin üldse airbagi nagu tuli on üldse, kas see on üldse airbagiga auto olnud originaalis või? Täpselt ei tea. Jah, nii et sisu on täitsa hea. Siin on ka hüdrokas, kang on mul pagassis. Siin on mingi äge short shifter, mida ma ei ole varem näinud, et lükkad, sidurit ka võetama, et lükkad käigu sisse, siis ta läheb ise keskele tagasi, siis tõmbad tagasi. Ehk kui ma panen teise, läheb keskele ja kolmanda ma saan otse lükata. Või kui mul on 5, ta läheb keskele, ma saan 4 otse alla tõmmata. Ma ei ole sükst asja varem näinud, et esimesest on otse 4. See on päris äge. Vändaga aknad muidugi on ju. Vänd tuleb küljest ära ka. Jah, sellega peab veits tegelema, eks see sisu vajab veits hoolt ja armastust. Näiteks tagant ka, aga see uks ei tööta, siis peame teisel poole minema. See uks töötab. Taga on, ma ei teagi, mille iste see on. Ma arvan, et see on 46 originaal, aga ta välja näeb. Ma ütlesin, et ta on 320, aga tegelikult kere on 320. Siia on vahele swapitud mingi 2000 aasta E3928 väidetavalt, nii et nägi välja küll nagu M52, nii et vaatame korraks sinna ka otsa. Ma ei tea, mis põhjusele ta ütles, et see käib üliraskelt ja käibki üliraskelt. Eks ma ei tea, tegelikult see on suht savi, vähemalt ta töötab. Eks vaatame, mis siin all on, kuidas see lahti käis. Vapsie luksusvärk ikka ise lendab ülesse. Siin on mingi strutbaar, siin on mingid koilid, vaatame pärast neid ka, vaatame enne mootorit. Vana hea M52. Siin on näha mingi 5V40 on pandud sinna 2025. Ma ei tea, kas peal seda on vahetatud. Suht sitane on, peaksid väikse pesu tegema ja siin esimene asi, mis ma märkasin, et vana hea õlivolla lekib, kõik on õline. Mujalt ei tundunud väga, et nagu lekiks, aga mis on veel äge, et siin on mingid eriti ilusad torukolded. Ma ei tea, mis torukolded need on, ma ei ole sinna eriti ligi saanud kuidagi paremini, aga siin on mingid ägedad torukolded. Vaatame, kas me suudame välja mõelda, mis koil ka siin ees on, sellepärast, et siin oli mingi räme sitakiht. Nii et ma proovin korraks siin alla piiluda. Siin taga pidid olema madaldusvedrud lihtsalt ja ees on mingi koil. Aga see on nii mudakihi all, et ma isegi ei saa aru, mis see on. Paistab mingit sinist värvi, mingit Technicsi sarnane asi tõenäoliselt. Ja õline on ka ja teiselt poolt kriuksub ka rõvedalt, nii et ma arvan, et need tuleb ka mingi hetk välja vahetada. Muidu nagu kõik, mis siin all paistab, tundub suht viisakas. Midagi nagu erilist customit ei ole, mingid tükid tunduvad suht värsked, nii et tundub, et oli suht aus. Aga see vedrustus ei ole just kõige parem. Ta mingi, ma ei tea, suht jäik on, põrkab ja tundub siuke tunne, et kolksub ka, nii et kindlasti on vaja siia midagi vähe paremat. Ja siin on kempi ka. see on suht harjumat võin jälle kempiga sõita.
eks see BEM on nagu on, aga mulle meeldib ja ma arvan, et see ongi kõige tähtsam. Mulle meeldib sellega natuke rohkem tegeleda ja sõita kui selle E92-ga. E92 on äge auto, ta näeb siga hea välja, kui tal on M-paketist hanged, aga ta on veits liiga suur. Ma ei tea, mulle siuke tunne oli nagu sõidaks mingi kõredi laevaga, et ta oli, ma ei tea, mulle väga ei meeldinud sellega sõita. Eks näha ole, kui palju ma sellega videoid tegema hakkan. Mu videote graafik on nagu on. Ma teen nii palju, kui ma viitsin, nii palju, kui mul on mida teha, nii palju, kui mul võimalusi, nii palju, kui mul ressursse on, nii palju, kui mul tahtmist on. Aga eks nüüd mul on jälle natuke hoog sees selle autoga tegeleda. Siin tõenäoliselt tuleb mingi 2-3 videot järjest. Eks näha, kui mul hoogu veel sees on, siis tuleb rohkem. Aga ma seda täiesti maha ei ole jätnud. Aga teen siukses oma viitsimise graafikus, nii et tänaseks on kõik minu poolt, nagu alati. Like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord. Ma teen väikse burnout'i ka teile. Väikse!